Väga omapärane stiil. Hoopis teisest mastist kui paljudel teistel. Itaalia meistrid viimaste aastate jooksul 4 korda järjest Itaalias tšempioni-tiitli võitnud ja eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel said nad oma esimese tiitlivõistluste medali, võitsid hõbemedali Federica Faiella, Massimo Scali. 28-aastane Federica ja 30-aastane Massimo. Tangot peaks itaallased oskama küll tantsida. Esimene tasakaalukaotus nendele võistlustele. Taas. Ebakindlus ei sisse. Pool tööd õnnestus, pool läks luhta. Kuigi seda väga raske on uuesti rütmi leida, kui sa vääratad sealt kandi pealt väike nõks ja... Jah, see on raske tegelikult, et see tuleb koheselt ära unustada ja edasi minna, aga... Muusika jätkub nii kiiresti, et kohe jääb rütmist maha ja sammud ei ole enam... Nii palju neid kaotusi tuleb seal punktikestega. Samas seda ebakindlust oli märgata juba algusest peale, et kui võrrelda, kui jättagi välja need komistused siin, et võrrelda venelastega, Domnina ja Šabaliniga, siis ei olnud sellist teravust ja nende sõit oli rohkem selline pehme ja sujuv, aga aktsente nad ei toonud välja oma sõiduga. Vaatame, kus see probleem siis alguse sai, jah, et start oli juhatavad sammud väga võimas. Kindlasti on nad rohkem närvis kui Domnina Šabalin, kes on juba harjunud tulema sellise surve all medali pretendendina võistlustele, aga Faiella ja Scali eelmine aasta võitsid esimest korda ja nüüd on midagi vaja kaitsta. Ja, eks pinge on suurem. Jah. Sujus kõik kenasti, emotsiooni on ka palju, aga 2 sellist suuremat tasakaalu kaotust. No, sellest hetkest, kus see suurem vääratus tuli, sealt on ka kukutud tihti, et kandi pealt naks ja sügavad kandid ei olnud kindlad. Kui palju see mõjutab, et Kristjan tõi ka siin esile selle, et ta pidi tantsu käigus joonist muutma, sest paljud olid uisutanud ja juba ei saanud nagu väga seda planeeritud sõita, et nüüd on juba mitmeldad
paarid jääl ja jää muutub aina... See mõjutab tegelikult väga palju ja see oleneb jääst. Et tundub meil siin see jää on selline, mis jätab väga kergesti kohe jälje sisse ja kui kõik sõidavad ühte sama tantsu, siis paratamatult see tekib mingisugune selline jälgede kattus ja võib asi natuke ohtlikuks minna. Aga huvitav vaatamata sellele kahele väga silmnähtavale väärtusele on nende tants kohtunike silmes saanud rohkem punkte kui